No ega seda need mingid põhimõtete loetel on raske kohe esitama hakata, aga noh, kui me nüüd mõtleme, mis olid tõesti need nagu lähtealused. Üks lähtealus oli muidugi see, et võlaõigusseadus ju teatavasti on tsiviilseadustiku üks osa. Kui esitada nüüd küsimus, kas Eestis on tsiviilseadustik, siis võib vastata jaatavalt, samal ajal kui esitada jälle küsimus, aga näidake ette, kuskohal see tsiviilseadustik siis on, et siis ette näidata ei ole. Et põhimõtteliselt ju ikkagi, kui sa hakkad mingit uut süsteemi looma, siis tuleb ja on selge see, et ei ole võimalik seda ise välja mõelda. Et siis sa pead ju saama kusagilt võtta eeskujusid. Ja eeskuju puhul on ikkagi ka nagu süsteemi valik, et milline süsteem siis valida. Ja no põhimõtteliselt on neid tsiviilõiguse süsteeme on ju on päris mitmeid. Ja juba 1992. aastal siis otsustati niimoodi, et lähtutakse sellest süsteemist, mis oli enne 1940. aastat. Ja see on niinimetatud kodifitseeritud süsteem, et tsiviilõigus on kodifitseeritud. 1940. aastaks oli valminud ka uus tsiviilseadustiku eelnõu, mis jäi küll vastu võtmata, ja kehtis Balti eraseadus, mis oli ka ikkagi koodeks. Ja kui koodeks, siis on ka omakorda koodeksitel on omad süsteemid, on niinimetatud pandektiline süsteem, institutsiooniline süsteem. Ja siis kuna see 40. aasta eelnõu oli ka ikkagi pandektilises süsteemis, siis 1992. aastal otsustas seadusandja, et ette valmistada siis meie uus tsiviilõigus, lähtudes siis õiguslikust nagu järjepidevusest ja see on siis tsiviilkoodeks või tsiviilseadustik pandektilises süsteemis. Pandektiline süsteem tähendab seda, et ta koosneb põhimõtteliselt 5 osast. On siis üldosa, nagu üldsätted, ja siis asjaõigus, võlaõigus, pärimisõigus, perekonnaõigus. Ja samal ajal oli arusaadav, et kui me hakkame seda nüüd tervikuna ühe koodeksina ette valmistama seadustikuna, kus siis tuleb niimoodi rohkem kui mitu tuhat paragrahvi, et see võtab liiga palju aega, et meil nii palju aega ei ole. Ja siis hakkaski see ettevalmistamine osade kaupa, et kõigepealt võeti vastu asjaõigusseadus praktilistel kaalutlustel, kui maareformi seadus juba kehtis ja oli vaja kindlasti regulatsiooni kinnisasjade kohta. Ja siis võlaõiguse seaduse ettevalmistamise üks lähtealus oli see, et see on üks tsiviilseadustiku osa, mis tähendab seda, et tuli arvestada ka sellega, et on üldosa, mille peab haakumus olema, et see tsiviilseadustiku üldosa kehtib ka ju siis võlaõigusseaduse kohta. Nüüd järgmine põhimõte oli muidugi see, et me ei hakka ise midagi välja mõtlema. Samal ajal nüüd, kui näiteks asjaõigusseaduse peamiseks eeskujuks oli 1940. aasta valminud tsiviilseadusliku asjaõiguse osa, siis võlaõiguse puhul võlaõigus on rohkem dünaamiline ja see 40. aasta eelnõu oli vananenud, et seda nüüd väga eeskujuks võtta, üksikute sätete mõttes küll, aga väga palju ei saanud. Ja järelikult siis tuligi vaadata, et mis saaks olla siis, kus me otsime siis eeskujusid, et milline see uus seadus peaks välja nägema. Ja kõige nagu kesksemat tähendust ikkagi selle pandektilise süsteemiga tsiviilseadustiku sees kõige kesksemal kohal on Saksa tsiviilseadustik, eraseadustik. Ja siis see oli üheks oluliseks eeskujuks. Üks kaasaegsemaid tsiviilseadustikke, mis on tegelikult ei ole pandektilises süsteemis, on natuke segasüsteem, on Hollandi tsiviilkoodeks või tsiviilseadustik, aga ka Šveitsi tsiviilseadustik, nii et need olid nagu niisugused muidugi üksikute riikide, üksikute normide puhul veel, et see põhimõte, et me ei üritagi midagi ise välja mõelda, aga püüame teha kaasaegse seaduse eeskujude najal. Samal ajal ei piirdunud need eeskujud sugugi nende nimetatud
riikide seadustikega, vaid olid mitmed selleks ajaks olid valminud mitu head rahvusvahelist niinimetatud mudelseadust. Need mudelseadused on tüüpiline niimoodi, et on teadlaste grupid, kes siis üritavad teha sellist mudelseadust, et kus on siis nagu, vaat need normid on põhjendatud kaasaegsed, aga seda ei saa kusagil kehtima panna niimoodi, aga need on nagu üks eesmärk ongi siis, et see on siis riikidele eeskujuks, et te võite eeskuju võtta. Need eeskujud omavad tähendust eelkõige Eesti-taoliste riikide jaoks, kus tegeldi uue seadusega, kui see mudelseaduse võid valmis teha, aga et Saksamaal ja Prantsusmaal või Hollandis hakatakse nüüd sellest eeskuju võtma, seda on raske tahta. Need mudelseadused nagu Euroopa lepinguõiguse põhimõtted või kaubandusõiguse põhimõtted, need olid head allikad, pluss selleks ajaks oli ka ju Eestil juba selge, et me taotleme Euroopa Liidu liikmestaatust, siis et vältida seda, et kõigepealt võtame seadust vastu ja pärast hakkame seda nüüd ühtlustama Euroopa õigusega, siis ikka Euroopa Liidu direktiivid, mis on nagu kohustuslikud üle võtta, me võtsime juba üle kandidaatriigina ja ka võlaõigusseadus on palju sellest mõjutatud, et jälle nagu need lähtealused. No mis on, ma ütlen veel viimase põhimõtte, muidu see jutt võib kesta liiga kaua, mis on päris olulise põhimõttena või muudatusena või lähtealusena ka võlaõigusseaduses oli see, et võlaõigusseadus on üles ehitatud niimoodi, et kesksel kohal on üldosa. Tegelikult põhimõtteliselt jaguneb ju kolmeks suureks osaks. On üldosa ehk üldsätted, siis on üksikute lepingute liikide kohta käiv regulatsioon ja lepinguvälised võlasuhted. Et see üldosa keskne tähendus kogu nende ülejäänud siis osade suhtes, pluss see, et ka võlaõigusseaduses sai sätestatud need uued nagu üldised põhimõtted nagu dispositiivsuse põhimõte, heausu põhimõte, mõistlikkuse põhimõte, millel on tegelikult eraõiguslikus regulatsioonis on suhteliselt uudne tähendus sai olema, aga ka niisugune, mis oli üks nagu lähtealus. Aga nagu näha sellele küsimusele vastates võib hakata loengut pidama, et praegu nüüd selle mitte ammendava loeteluga siin siis piirdukski.